Teen sulle? Toimib. Tervist! Minu nimi on Eiki Rein, töötan Aliise-tehnikus ja antud ettevõttes siis vastutan täna automatiseerimise ja robotite programmeerimise eest. Soovin teile täna siis tutvustada aratseid ja nende põhimõtteid, valikute põhimõtteid ja alustaksin sellest, et valik tuleks teostada esmalt vastavalt materjalile, ehk siis kas materjal on magnetiseeruv või mitte magnetiseeruv. Teiseks tasuks kindlasti vaadata, kas antud tootel, mis on juba välja lõigatud, on väljalõikeid või avasid või neid ei ole. Kolmandaks tuleks vaadata antud detaili geomeetriat, on ta erilise kujuga või lihtsama kujuga. Kindlasti vähem tähtis pole ka ligipääsetavus. See tähendab siis seda, et kui haratsit ehitada, tuleks kindlasti jälgida ka haratsi ligipääsetavusega seadme juurde. Minnes nüüd siis materjali valiku juurde, kus on tegemist siis kas magnetiseeruva või mitte magnetiseeruva materjaliga, on meil endal siin majas hetkel kasutusel kahte tüüpi komponente, mida kasutame haratsi teostamisel. Punkt 1 on magnetid ja punkt 2 on iminapad. Magnetid võib kasutada kahte tüüpi, on suru põhimõttel töötavad seest klapiga, kus siis magnetiseeritakse antud toode või demagnetiseeritakse. On ka võimalus kasutada elektrilisi. Ise kasutame mõlemat tüüpi, kuid mina isiklikult eelistan rohkem suru magneteid. Miks? Sellepärast, et neil on hea magnetiseeruvuse püsivus pärast suru kadumist. Ehk ta hoiab seda toodet paigalne. Selle jaoks, et see demagnetiseerida, tuleks siis suruõhu süsteemis klapp avada teise asemesse. Iminappade puhul kasutame valdavalt ümmargusi, kuid kui need ümmargused iminappad panna kõik haratsi peal ühele liinile, nagu antud näite puhul on võimalused väga laia detaili puhul, kaldub see toode vastavalt siis raskuskeskme asetsusele kas ühele poole või teisele poole niimoodi maana. Selle jaoks, et seda vältida, võib kasutada ka selliseid kesklikku kujulisi iminapasi, mis tagab selle, et see toode ei saa ühele poole või teisele poole ära vajuda. Võimalus on ka viia need ümmargused iminapad erinevatesse asenditesse, ehk siis nende tsentri telksus ei ole ühel lineaarsel joonel, vaid on viidud siis kahele joonele või enamale. Samuti kasutame ka kombineeritud varianti nii magnetiga kui ka iminappadega. Selle valik tuleneb suuresti antud haratsi puhul sellest, et teatud positsioonidest paindest välja tulekul ei ole võimalus kasutada iminappade poolt. Kuna punkt, millest kinni haaran on liiga pisikene, siis võtan kinni magnetiga. Et seda valikut saab siis igaüks ise mõelda, kui teostab paindusprogrammi, kus on näha siis selle toote haaravuse positsiooni võimalikkused. Jätsin ka mainimata veel lisaks magnetitele ja iminappadele ühe kinnitusvahendi. Siin on tegemist ka silindriga. Kui see toode, nagu ennist mainisin, on väga keerulise geomeetriaga, aga tal on sellised väljaulatuvad osad, millest on võimalus kinni haarata, siis antud haratsiga, nagu see siin on võimalus võtta nende nii-öelda näppudega sellest tootest nii paindesse minnes kui paindest välja tulles kinni, siis see toode on siin vahel, siis
põhimõtteliselt toimub selline liigutus ja see toode on siia vahele kinni võetud. Nende aratsite puhul kasutan ma kindlasti ka signaale. Kuidas neid signaale saada? Üks põhilisemaid signaali andmismeetodeid on andurid. Täna enda kasutuses on suuresti induktsioonandurid, milleks neid hea kasutada on põhimõte väga lihtne. Kui ma programmeerin painutusprogrammi, siis detailide haaramisel positsiooni laua pealt on vaja teada, kus asetseb esimene detail. Selle jaoks, et esimese detaili kõrgus kätte saada, siis just magnetiga aratsi puhul on tähtis programmi ajal lugeda, millal esimene detail on kätte saadud. Ehk kui mul on magnet aktiivne ja ma otsin esimest detaili, siis otsin nii kaua, kuni induktsioonandur saab signaali. Seega programmi sisse on kirjutatud siis positsioon, et liikumine kuni selle signaalini ja iga järgnev on siis detail juba kõrgust teada, kuhu maani ma võin kiirema liikumisega minna. Samuti on võimalus seda andurit kasutada siis ka paindest välja tulemisel, ehk siis kui painutuspink on juba ühe painde näiteks ära teinud, ma pean uuesti haarama aratsiga kinni detailist, siis enne painutuspink seda detaili lahti ei lase, kui ma saan selle induktsioonanduri kaudu signaali, et antud detail on aratsi küljes kinni. Sest vastasel juhul kukuks see detail lihtsalt põrandale mahane. Ja samuti on ka näiteks võimalus, et keset operatsiooni kukub mingil põhjusel, näiteks suruõhu väikse rõhu tõttu või kadumise tõttu või elektrilisel magnetil demagnetiseerimise tõttu detail küljest ära, siis programmi on alati kasulik sisse kirjutada ka kontrollread selle anduri signaali olemasolu kohta. Ehk siis kui antud signaal ei ole aktiivne, siis programm katkeb ja seadmed tühja tööd edasi ei tee. Siis mida veel on hea kasutada, on kindlasti silindrid, pöördsilindrid. Kui ei ole soovi teha näiteks robotiga liikumist, vaid on paine ühel pool detaili ja teisel pool detaili, on võimalus ka vastavaid väljundeid kasutades suruõhuga pöörata silindri asendit, ehk siis kui detail on siia alla kinnitatud, muutub detaili poolsus painutuspingi suhtes, saad samuti väga kiirelt selle detaili ära painutatud. Tihtipeale võib nii olla, et roboti liikumine teatud positsioonidest teatud positsioonini on pikemaajaline kui selliste vahendite kasutamine. Võib-olla tekkis mõnel küsimus, mismoodi on võimalus aru saada, et sellisel aratsil on signaal või ei ole, sest ka selle toote puhul, kui ma otsin esimest detaili, pean ma saama signaali, et kus kohas on selle sisendmaterjali esimene detail. Siis siin kasutan ära suruõhu sisendid ja vaakumi signaale. Kui kõik iminapad saavutavad vaakumi, saab robot ka signaali, et vaakum on aktiivne. Samuti on võimalus kasutada erinevaid suruõhu kanaleid, mis annab kindlasti selle eelise, et juhul kui kasutada sellist lahendust ja teatud painetest välja tulemusel osutub ikkagi mõne iminapa all ava, et ei tekiks situatsiooni, kus detail kukub lahti, kuna kui kõik oleksid ühel grupi all ja ühe all oleks ava, siis on võimalus, et vaakumit ei teki ja toode kukub maha. Aga kui erinevaid kanaleid kasutada, siis on võimalus, et näiteks esimene
teine, kolmas ja neljas oleksid ühe grupi all ja siit siis esimene, teine ja kolmas oleksid teise grupi all ja vabastatud. Esimene grupp siis oleks olnud vaakumis. Et seega on välistatud detaili lahti tulemine ja saab operatsiooni lõpuni viidud. Aratsite puhul ütleme siis kiirkinnitused. Täna ise kasutame selliseid meetodeid, kus on kõik erinevad kanalid juurde pandud, suurukanalid, millega siis saadki juhtida nii, mida rohkem neid on, seda parem on, aga nende kaudu siis saad juhtida erinevaid komponente Aratsi küljes. Võimalik, et selle üks miinus täna on see, et kui kasutada antud Aratsit, siis Aratsi vahetamise ajal ma saaksin tegelikult selle Aratsi teha ka automaatvahetusega, ehk siis robot paneb Aratsi ära ja võtab kõrvalt pesast uue Aratsi, siis antud pistiku komplekti ma põhimõtteliselt käsitsi saan ainult lahti teha, et see automaatselt ei toimi. Küll aga kui vahetada välja Aratsi robotipoolne ja tööriistapoolne kiirvahetusadapter pistikuga variandi vastu, kus siis antud pistik on tegelikult ehitatud siia külge, on võimalus loobuda sellisest lahendusest ja kasutada siis näiteks erinevate tööde puhul või ühe ja sama tööde puhul, kus on mitut erinevat Aratsit vaja, automaatset Aratsi vahetust samuti. Tundub, et hetkel vist rohkem midagi juurde ei tule. Jälle vabalt.